Tervist! Mina olen Sander Pikkel, LHV investeerimis- ja krüptoteenuste tootejuht ja räägime täna investeeringute maksustamisest eraisikule. Alustame siis sellest, et LHV on teinud selle seminari kokkupanekul endast parima, aga lõplik vastutus lasub alati kliendil või investoril. Me ei saa anda siin seminari käigus ka maksunõu ja kui tekib mingisugune vaidlus maksuametiga, siis lõpliku hinnangu saavad alati anda nemad. Mõned väiksed materjalid, mis me oleme ka siin varasemalt kokku pannud, on kättesaadavad meie veebilehelt. Esiteks võib-olla tasub vaadata meie KKK sektsiooni, kus on siis tulude deklareerimise selline alajaotus ja siit tegelikult leiab alati ka kõik juhendid siis kuidas mõne konkreetse kontoga deklareerida, kuidas mõne konkreetse süsteemiga deklareerida ja on ka näiteks lapse nimel tulu deklareerimine eraldi välja toodud. Ja kui lapsest veel rääkida, siis oleme varasemalt LHV finantsportaali teinud ka artikli, kuidas deklareerida investeerimistulu lapse nimel ja siin me siis juhendame, et kuidas saada kätte vajalikud andmed, et mida siis on vaja lapsel siis tuludeklaratsiooni esitamiseks. Kui nüüd materjalidest jääb väheks, võib minna LHV finantsportaali ja siin vaba teema foorumi all on siis selline jaotus nagu tulude deklareerimine ja kus ma olen ise ka siis silma peal hoidnud ja foorumi kasutajate küsimustele siis vastanud, et võib-olla on juba keegi teine teie küsimuse esitanud, et saate siit siis neid ka lugeda. Nii, ja võib-olla siis alustuseks mainime ära ka selle, et kõigi jaoks ei ole kohustuslik investeerimistulude deklareerimine, et kohustuslik on see investeerimiskonto kasutajale ja siis tavasüsteemi kasutajale juhul, kui te olete aasta jooksul müünud väärtpaberit või krüptovarasid või saanud näiteks dividendi või intressitulu. Et kui teil näiteks tulu jääb alla tulumaksuvaba miinimumi ja te dividende välismaalt näiteks saanud ei ole, et siis te tegelikult ei peagi deklaratsiooni esitama. Ja see info on ka täpsemalt siis maksuameti leheküljel täiesti olemas. Ajakava osas on deklaratsiooni esitamine juba käes. Alates 5. märtsist hakatakse ka deklaratsioonide esitajatele tulumaksu tagastama. Et kuna sel aastal on tagastuse võimalusi tegelikult üsna vähe, et on 3. sammas, koolituskulud, et siis võib-olla see tagastamine käib ka kiiremini, aga maksuametil iseenesest on võimalus tagastamisi teha kuni oktoobrini. Ja deklaratsiooni esitamisega kiirustama ei pea, et 30. aprillini on võimalik neid siis esitada. Ja kes tahab elu lihtsamaks teha, siis alustage deklareerimist pangast, saates esmalt vastava süsteemi raportit Maksu- ja Tolliametisse ja kui te seejärel lähete deklaratsioonile, siis on need andmed juba sinna eeltäidetuna lisatud ja läheb see deklaratsiooni esitamine libedalt. Kui aga alustasite deklaratsioonist endast, siis tuleb vastava siis alajaotuse juures alati maksuametil juurest tutvuda nende andmetega, mis te esitanud olete ja need siis deklaratsioonile kanda, et ka see käib tegelikult paari hiireklikiga. Sellel või eelmisel aastal olid siis ka paar maksumuudatust. Esiteks siis esimene muudatus, mis puudutas seda, et kui te näiteks kui võlakiri näiteks siis lõpetas kehtivuse, jõudis lunastustähtajani või kutsuti enne tähtaegselt tagasi, siis ka seda käsitletakse varamüügina, et varem seda siis müügina ei käsitletud. Ja kui teil õnnestus osta näiteks võlakirja siis alla nominaalväärtuse ja ta kutsuti nominaalväärtuse pealt tagasi, siis seal vahepealne osa jääb siis kasumiks. Ja siis ka tulumaksumäär oli siis eelmise aasta kohta 22%. Et kes varasemalt on võib-olla tulusid deklareerinud ja kõik on selge, et siis tegelikult ülejäänud seminari osa on juba sisuliselt kordamine. Aga kes meid esimest korda kuulavad või üldse esimest korda investeeringutelt
investeerimistulude deklareerimisega tegelevad, et siis teile siis seletan lähemalt, kuidas eraisik siis investeeringutelt tulumaksu maksma peaks. Ja mis siis veel, kirjutage julgelt Facebooki kommentaare, et kui teil on mõni konkreetne küsimus, et käime need teemad siin üle ja siis seminari lõpus võtan küsimused ka. Aga siis Eestis on 3 süsteemi, kuidas üks eraisik saab sisuliselt siis tulumaksu tasuda. Esimene on nii-öelda tavaline süsteem, mis sobib võib-olla sellisele mittefinantsvaraga tehinguid tegevale investorile, et kui te näiteks väärtpaberitele omate ka kinnisvara, võib-olla ühisrahastust, litsenseerimata ühisrahastusteenusepakkujate juures või ka näiteks krüptovarasid, et siis tavaline süsteem on võib-olla see, mis siis võiks paremini sobida. Sellisel juhul siis tuleb tulu deklareerida järgmise aasta 30. aprilliks. Teine võimalus on siis investeerimiskontosüsteem. Kui te teete palju müügitehinguid, olete selline pikaajaline investor, ei plaani raha nii-öelda välja võtta, siis te saate siis oma tulumaksukohustust edasi lükata. Ja sellisel juhul tuleks siis iga aasta deklareerida sisse- ja väljamaksed investeerimiskontolt ja tulumaksukohustus siis lükkubki edasi, kuni te kasumi välja võtate. Ja kolmas võimalus, tegelikult võib-olla see on siis sellistele edasi jõudnud investoritele, kes teevadki väga palju tehinguid, näiteks siis ka muudes varaklassides ja ka näiteks krüptovaraga, ja see eeldab igakuist raamatupidamist, saab tulumaksu maksmist edasi lükata sarnaselt nagu investeerimiskontosüsteemiga. Teatud juhtudel võivad dividendid olla topelt maksustatud, et näiteks Balti börsi ettevõtetel, kui teil on alla 10% osalus mõnes ettevõttes, siis kõigepealt makstakse nii-öelda siis emitendi poolt tulumakse, kui te oma ettevõttest soovite neid välja võtta, siis ka maksate sealt tulumaksu. Eraisikuna siis näiteks saaksite selle dividendi tulumaksu vabalt kätte. Lisaks on aruanded avalikud, ehk ka naabrimees võib vaadata, kuidas teie ettevõttel läheb, ja kohustuslik on leikood, et siis erinevaid investeeringuid teha, et mis on siis ka täiendav kulu siis investorile. Aga kui teil juba ettevõte on olemas, raamatupidamine on üles seatud, et võib-olla ja teete selliseid väga paljude erinevate varaklassidega tehinguid, et võib see ettevõtte loomine täiesti nagu mõistlik valik olla. Eraisikusüsteemides siis tavaline süsteem toimib niimoodi, et kui te näiteks oma igapäevaarvelduste kontolt teete mingisuguseid börsitehinguid, teenite sealt kasumit, siis tuleb selle kasumi pealt 22% tulumaksu maksta. Seda deklareerida saab LHV internetipangas, kui valite vasakult menüüst varade kohustused, maksuaruanne, saate kontrollida andmed ülesse, all on selline nupp nagu saada EMTA-sse ja siin selle süsteemi puhul on siis kohustuslik deklareerida kõik kasumiga lõppenud tehingud. Saab siis kasumit tasa arveldada ja saab ka näiteks haldustasu arvesse võtta, et selle võrra siis oma kasumit vähendada. Aga sellega sisuliselt see tavasüsteemi deklareerimine investeerimistulu mõttes ka lõpeb. Nüüd investeerimiskontosüsteem, deklareerimine on sama lihtne, aga süsteemi nagu eripärasid tuleb natuke rohkem tunda. Ehk siis siin on mõistlik hoida oma igapäevased arveldused eraldi, ehk siis täpselt seal investeerimiskontol. Kui te nüüd investeerite börsil, midagi müüte kasumlikult, ja te seda raha välja ei võta, siis teil tulumaksukohustust ei teki, et te saate siis näiteks seda raha uuesti investeerida. Ja börsina võib olla siin selle asemel ka näiteks hoius, et te saategi tulumaksu vabalt intressid kätte ja saate seda raha siis uuesti tööle panna. Ja nüüd, kui te lõpuks jõuate sinna, et te võtate rohkem raha välja, kui olete kontole sisse pannud, siis tekib tulumaksukohustus. Et sisuliselt võibki vaadata sellise nagu rahapajana, et nii palju, kui olete oma raha sisse pannud, selle raha saate alati maksuvabalt välja võtta. Ja kui te võtate rohkem raha välja, et siis ju see siis kasumi arvelt peab tulema, et siis selle eest soovib siis maksuamet siis ka tulumaksu teenida.
See süsteem kehtib paralleelselt, ehk isegi ka ühe isiku raames võib olla niimoodi, et teil mõned väärtpaberid on ühel kontol, teised investeerimiskontol. Kasutamine on vabatahtlik ja mis siis võib-olla selle süsteemi lihtsus on see, et kui te teete tehinguid finantsvaraga, siis ei kuulu need investeerimiskonto süsteemis deklareerimisele. Mis selleks investeerimiskontoks võib olla? Igasugune arvelduskonto, aga oluline on siis see, et selle kasutamisest tulebki läbi tuludeklaratsiooni siis Maksu- ja Tolliametit teavitada. Et te võite ka panka teavitada või võlakirja emitenti teavitada, aga see info automaatselt siis Maksuametisse ei jõua, ehk Maksuametit tuleb läbi deklaratsiooni siis ka teavitada. LHV kontode mõistes sisuliselt kõik kontod sobivad investeerimiskontoks. Et kas seal on siis väärtpaberikonto, kus on aktsiad raha koos, on see kogumiskonto, mis võimaldab siis suuremat intressi teenida nõudmiseni hoiuselt, on see kasvukonto, portfellihalduse konto või ka LHV Trader konto. Kõikide kontode kohta teeme ka vastava raporti ja neid siis investeerimiskontona saab ka kasutada. Ühel isikul võib neid olla mitu, et näiteks üks konto LHV-s, teine konto kuskil mujal. Ja oluline võib-olla on siinkohal siis, et mitte teha igapäevaseid arveldusi, ehk siis hoidagi investeerimine ja igapäevaelu siis natuke lahus. Ja investeerimiskontot oleva raha tagatisel ei saa siis ka näiteks muid kohustusi võtta, ehk näiteks laenu võtta, et osta näiteks kinnisvara, küll aga saab kasutada seda tagatisena finantsvara soetamiseks, et kui kasutate näiteks LHV-s võimenduslaenu. Investeerimiskonto saab igal hetkel sulgeda, seal peab arvestama, et võib tekkida maksukohustus. Kus see sulgemine võib-olla tuleb teemaks, on näiteks see, et kui te lähete välismaale õppima või tööle, muutute mõne teise riigi residendiks. Et siis see konto suletakse automaatselt, aga te peate ise sellest siis Maksuametile teada andma. Ja kui te olete näiteks otsustanud mõnest teisest pangast varad LHV-sse tuua ja teises pangas investeerimiskonto sulgeda, et siis sellelt tehingult tulumaksu ei arvestata, et investeerimiskontode vahelised tehingud on siis alati maksuneutraalsed. Mida finantsvarana võib siis investeerimiskontole osta, selle defineerib ära tulumaksuseaduse paragrahv 17.1 ja näiteks siis kuuluvad see kõik Euroopa majanduspiirkonna ja OECD riikide reguleeritud turgudel kaubeldavad väärtpaberid, enamik investeerimisfondide osakuid. Kui te ostate mõne MiCA litsentsi omava krüptovarateenuste pakkuja käest krüptovarasid, ka siis need, et LHV veel seda litsentsi ei ole, et oleme selle taotlemise protsessis ja kui LHV kaudu saab ka neid osta, siis anname kindlasti teada. Aga hetkel siis 2025 kontekstis veel ei saa. Ja üldjuhul siis ongi sisuliselt kõik väärtpaberid, mida LHV siis vahendab. On ka panga hoiused, näiteks sama kogumiskonto või ka tähtajaline hoius. Kui nüüd mõni klient või investor teeb tehinguid siis ka mõnes ühisrahastusplatvormis ja sellel platvormil on Euroopa Liidu litsents, ka siis sellisel juhul saab neid finantsvara hulka arvata. Ja krüptovara puhul siis täpselt samamoodi, et on vaja siis MiCA litsentsi sellel teenuse pakkujal ja LHV siis plaanib selle ka selle aasta jooksul kindlasti omandada, et siis järgmisel aastal juba saaks krüptovarasid ka investeerimiskonto süsteemis kajastada. Ja mis on siis oluline finantsvara puhul, et ta peab vastama tulumaksuseaduse nõuetele selle soetamise hetkel. Ehk kui te olete varasemalt lihtne näide on võib-olla sellistel ettevõtetel, kes veel ei ole börsil, et kui näiteks ettevõtte töötajad on saanud osta ettevõtte aktsiaid enne börsile minekut, siis seda ei saa finantsvarana arvestada, aga kui nad ostsid neid aktsiaid näiteks läbi IPO, siis sellisel juhul juba saab ja ka kõik, mis aktsiad on ostetud pärast, kui nad börsil kauplevad.
Ja krüptoga on siis samamoodi, et kui nüüd LHV näiteks MiCA litsentsi saab, siis pärast seda ostetud krüptovarasid saab siis finantsvarana arvesse võtta. Tänases seisus siis on krüptovara mitte finantsvara, ehk siis kui te investeerimiskonto kaudu olete seda ostnud, tuleb siis maksuaruande tabelis 6.3 muu vara võõrandamine olev info siis ka maksuametile edastada. Ja tulumaksu tuleb siin tasuda iga kasumliku tehingu pealt ja paraku kahjumlikke tehinguid maha arvata ei saa, ehk siis need maksuaruandes ei kajastu. Mis võib-olla ei ole veel, siis finantsvara, igasugused noteerimata aktsiad ja võlakirjad, et kui näiteks sõbral on osaühing või teil on sõbraga osaühing ja see börsil ei kauple või on ka aktsiaselts, mis börsil ei kauple, siis neid ei saa finantsvarana arvestada. Ei ole ka teise ja kolmanda samba pensionisamba osakud, need on siis eraldi arvestuses. Ei ole pensioni investeerimiskonto, kinnisvara ega krüptovarad täna ja siis ka need ilma tegevusloata ühisrahastuse investeeringud. Siis investeerimiskonto sissemaksena võib sisuliselt kajastada igasugust raha. Kui te võtate näiteks olemasoleva konto kasutusele ja sellel on mingisugune rahajääk, võib ka seda sissemaksena kajastada. Juhul, kui te saate finantsvaralt tulu, siis kui see on tulumaksuga maksustatud, näiteks võlakirja intressilt on juba tulumaks maha võetud või dividendilt on tulumaks maha võetud, et siis seda saab sissemaksena kajastada. Muul juhul ei saa, et muidu ta läheb nii-öelda sinna kasumi osasse. Ja väljamakse on siis igasugune rahaline kanne, et mis te siis kontolt välja võtate näiteks tarbimisse või ka näiteks kinnisvara ostmiseks näiteks. Ja investeerimiskonto deklareerimine on põhimõtteliselt sama lihtne nagu siis ka maksuaruande täitmine. Ehk siis tuleks internetipangast valida varade kohustused, investeerimiskonto aruanne. Kui teil on nüüd mitu kontot, siis linnutage kõik korraga. Muidu lihtsalt juhtub see, et viimane saatmine kirjutab siis eelmise üle. Ehk siis foorumis oli ka täpselt selle sama kohta küsimus, et miks ei ole andmed jõudnud, et sellepärast, et valiti siis üks konto korraga. Et tuleks ikkagi kõik investeerimiskontot korraga valida, saata päring, vaadata üle, et kõik on õige ja siis EMTA-sse saata. Ja kui on siis välisdividende, millelt on maksud kinni peetud, tuleks üle vaadata ka siis tabelid 6.3, 8.1 ja 8.8, et ka neisse on siis need andmed jõudnud või kui ei ole, et siis maksuaruandest saab need uuesti siis üles leida ja siis ka täita. Kui on kontole maksustamata dividende intresse laekunud, siis neid deklareerima ei pea, et neilt te maksategi maksu siis, kui te raha rohkem välja võtate, kui olete sisse pannud. Ja lihtsalt näited siis investeerimiskonto maksustamisest, et näiteks teete sissemakse, teete kasumliku tehingu, näiteks teenite 20% tulu, võtate 1200 eurot kontolt välja, tuleb siis 200 euro pealt tulumaksu maksta. Nüüd, kui samas näites te võtate välja oma sisse pandud raha ehk ainult 1000 eurot, siis tulumaksu maksta ei tule ja konto jääk jääb siis 200 eurot või siis sissemaksete jääk ja kui nüüd selle välja kannate, siis peate maksma tulumaksu. Ja kolmas näide, et võtate siis jällegi kogu raha välja ja teete uue sissemakse, siis sellisel juhul peate 200 euro pealt tulumaksu maksma, sest te olete juba korra nagu selle raha välja võtnud, ehk siis ei käi nüüd aastapõhine arvestus, vaid käibki nüüd selline kannete järjekorra järgi see arvestus. Ehk siis kui kas või korraks on siis rohkem raha kontolt välja võetud, kui siin on sisse pandud, siis tekib tulumaksu kohustus. Ja kontole jääb siis jääk 200 eurot, antud juhul, mida siis saate jälle tulumaksuvabalt välja võtta, et kuna te olete selle sinna ise siis uuesti sisse pannud. Kui olete välismaalt dividendi saanud ja sealt on tulumaks kinni peetud, siis investeerimiskonto aruandes on nad sissemaksed ja tulumaks siis väljamakse ja tuleb siis deklareerida ka jaotises 8.8. Kui nüüd
välismaal ei ole dividendidelt tulumaksu kinni peetud, siis nad aruandes ei kajastu, kuna on kasumi osas ja maksustatakse alles siis, kui raha kontolt välja võtate. Ja 8.1 jaotisesse neid siis sellisel juhul deklareerima ei pea. Kodumaised dividendid ehk siis 1. jaanuarist 2025 enam sellist tulumaksu erisust ei ole, ehk siis maksumäär on olnud 22,78 ja ehk siis tulumaks on ettevõtte tasandil juba kinni peetud ja eraisikule laekub siis laekub siis brutosumma, ehk siis sealt midagi siis enam lisaks tasuda ei tule, ehk siis sisuliselt saab eraisik selle maksuvabalt siis ka investeerimiskontolt välja võtta. Ja võib olla erandeid, ehk siis kui mõni ettevõte on seda perioodilist dividendi veel aastate jooksul kogunud ja maksab seda välja, siis võib juhtuda, et teile laekub ikkagi kahes osas see dividend, et üks osa on 7% määraga ja teine 14% määraga siis kinni peetud. Ma ei ole tegelikult kuulnud, et eelmine aasta keegi niimoodi neid maksis, aga võib-olla mõni ettevõte siiski seda tegi, ehk siis sellega tuleb arvestada, aga üldjuhul siis 2025 alates ja ka edasi enamus ettevõtteid maksavad siis eraisikule ühe kandega ja eraisikule see on siis maksuvaba, ehk siis võib ka kohe põhimõtteliselt tarbimisse võtta. Nii, kui nüüd soovite panka teavitada, siis ma järgmisel slaidil näitan ka, et kuidas seda kõige lihtsam teha on. Aga miks seda kasulik teha on, et kui te olete näiteks LHV Grupi võlakirjade omanik või teil on LHV pangas mõni hoiusetoode ja te kasutate investeerimiskontot, siis te saate teha valiku, et see intress laekuks teile brutosummana ja te saate seda raha siis maksueelselt uuesti investeerida, et ei pea vahepeal maksu ära maksma, et saate siis selle raha uuesti teenima panna. Ja teisi emitente, kes siin Balti börsil võlakirju või ka näiteks Baltic Horizon fond, mis siis maksab ka intresse, neid tuleb siis vastava vormi kaudu nende koduleheküljel teavitada. Ja kellel on Eesti Vabariigi võlakirju, siis LHV pakub lihtsalt Eesti Vabariigile vastavat teenust, aga saab ka LHV lehel siis Eesti Vabariik samuti oma võlakirjade intressist teavitada või sellest soovist, et teil on investeerimiskonto ja soovite intresse brutosummana kätte saada. Kuidas see internetipangas käib? Infoseaded, kontod ja limiidid. Seal paremal kõrval on selline väike pliiatsikoon ja kui sinna peale vajutate, siis tekib vaade, kus te saate siis määrata linnukese siis investeerimiskonto alla. Ja kui te olete LHV võlakirjade klient või võlakirjade investor, aga mingil põhjusel olete soovinud oma vara hoida mõnes teises pangas või mõnes platvormis, siis LHV investori lehel on olemas ka vastav avaldus, mille saab siis täita, et teavitada siis oma siis investeerimiskontost mõne teise teenusepakkuja juurest. Kui olete LHV-s, kõige lihtsam tehke internetipangas see linnuke. Nii, ja investeerimiskonto osas siis kokkuvõtteks, et kui te soovite oma elu lihtsamaks teha, siis ja te kasutate näiteks ka kogumiskontot, et ei kasuta seda jooksvalt tarbimiseks, vaid ka investeerite, et siis on mõistlik see sinna ka linnuke panna, et laekuks ka kogumiskonto intress siis investeerimiskontole, et sealt tulumaksu kinni ei peeta. Kui teil on võlakirju, andke emitendile kindlasti teada. Kui te USA-sse investeerite, et see nüüd siis puudutab seda, et saate lihtsalt soodsamat maksumäära ja kui lähete deklareerima, alustage deklareerimist siis pangast, et sellisel juhul jõuavad andmed maksuametisse juba eeltäidetuna ja te ei pea neid vormil ise vastu võtma, et jääb üle vaid siis kontrollida, et kas on kõik õigesti täidetud. Nii, siis liigume edasi pensioni investeerimiskonto deklareerimisele. Ehk siis pensioni investeerimiskonto on osa teisest sambast
ja seal need nii-öelda tulud ja väärtpaberite müügid, intressid, dividendid, need kõik on siis nii-öelda justkui teise samba süsteemis ja teilt võetakse siis enamasti tulumaksu sellisel juhul, kui te hakkate kui jääte nii-öelda pensionile või soovite süsteemist väljuda, et siis kehtivad nii-öelda vastavad reeglid, et kuidas te täpselt pensionile jääte, et milliste lahendustega te siis hakkate sealt nii-öelda pensioni investeerimiskontolt raha kätte saama. Piiki puhul võib juhtuda või enamasti juhtubki, et peetakse tulumaks näiteks välismaal kinni, aga siis, kui te teete ka väljamakse, siis tekib nii-öelda selline topeltmaksustamise moment, et võetakse siis nii-öelda välismaalt tulumaksu ja siis ka Eestis tulumaksu. Kui te näete eeltäidetud deklaratsioonis, et PIK-ile on laekunud mõni Eesti dividend, siis tehke sinna linnuke kasti pensioni investeerimiskontole laekunud tulu. Niimoodi ei lähe see siis teie aastatulu arvestusse, et muidu ta läheb, et lihtsalt Maksuamet saab info siis Balti börsilt või jah, Tallinna börsilt siis konkreetsemalt, kes siis lihtsalt ütleb, et see isik on saanud nii palju näiteks dividende ja nad täidavad sellega siis vastava vormi ära, aga nad ei tea, et kas on teil pensioni investeerimiskonto või mõni muu investeerimiskonto. Ja nii saate siis selle oma aastatulu arvestusest välja võtta. Lapsele tulu deklareerimine. Lapse puhul on siis niimoodi, et ei pea igal juhul lapse eest deklaratsiooni esitama. Seda siis aga on vaja teha juhul, kui te soovite lapsel ka kasutada investeerimiskonto süsteemi või näiteks laps on saanud näiteks dividende välismaalt või tal on siis tekkinud kasum või kahjum, ütleme eelkõige kahjum, mida soovite siis edasi kanda järgmisesse aastasse, et ta saaks siis tuleviku kasumit selle arvelt tasaarveldada. Aga üldiselt näiteks, kui teil on lapsel selline lugu, et te saate ainult Eestist tulu, ütleme näiteks Eesti ettevõtete dividende ja see jääb aastas kokku alla 1848 euro, siis sellisel juhul ei ole vaja lapsel deklaratsiooni üldse esitada. Kui see on nüüd üle, siis kindlasti tuleb. Ja kui siis üks hetk otsustate, et soovite lapsel ikkagi investeerimiskonto süsteemi kasutada, siis sellisel juhul tuleks siis seda iga-aastaselt deklareerida ka. Ja isegi siis, kui teil ühtegi makset ei ole, et näiteks alustategi võib-olla korra investeerimist talle ja siis millegipärast jääb pooleli, siis ta ikkagi investeerimiskonto süsteemis peaksite siis järgmisel aastal ka tulusid talle siis deklareerima, selle raporti siis esitama. Nii, aga siis on nii-öelda teoreetiline osa läbi saanud, praktiline osa samamoodi ja võtaksin hea meelega siis ka teie küsimusi, et võite siis julgelt Facebooki lehele kirjutada või kui vaatate seminari näiteks järele, siis saab küsimusi esitada näiteks LHV finantsportaali foorumisse ja siis vaatame, leiame neile sealt ka vastused kindlasti.